kunagi Moskvas oli kudev. Ja ühesõnaga sealt samast ei Head eestimaalased, ekstsellentsid, head sõbrad, head noored. Täna hommikul lasi Eesti Vabariigi president Alar Karis Läänemere voogudesse mälestuspärja, et mälestada neid inimesi, kes sellel tormisel merel siit Eestit lahkudes sinna voogudesse jäid. Aga täna ei ole mitte leinapäev, vaid täna on see päev, mis sümboliseerib seda elu, mis 80 aastat tagasi oli, millisesse olukorda oli sattunud Eesti rahvas ja paljud teised rahvad. Ja tänane päev on ka päev, mis meenutab meile, et kahjuks see kõik ei ole mitte ainult minevik, vaid tänasel hetkel on väga palju, sadu tuhandeid neid inimesi, kes terrori julmuse eest on sunnitud põgenema. Eile, 80 aastat tagasi, oli see päev, kui Otto Tiefi juhitud valitsus tegi meeleheitliku katse taastada Eesti põhiseaduslikku korda. Pea kõik selle valitsuse liikmed saadeti Siberisse või nad tapeti, mõni üksik pääses. Nendel päevadel lehvis Pika Hermanni tornis sinimustvalge lipp, mis andis lootust väga paljudele, et äkki see sõda lõpeb Eesti rahvale uuesti vabaduse taastamisega. Kahjuks see nõnda ei läinud. Aga see mälestus, mis 80 aastat tagasi toimunud sündmustest on tänaseni jäänud, andis kogu Eesti rahvale lootust ja kindlustunnet, et kunagi see ebaõiglus saab tasutud ja me saame uuesti vabaks. 80 aastat tagasi ei olnud ilm selline nagu täna, kui päike paistab, vaid oli tormine. Ja meie kauaegne kaasvõitleja Tiit täna just ütles mulle ka, et paljudel oli valik, et minna ei taha, aga jääda ei saa. Sellepärast, et keegi nendest inimestest ei soovinud jätta maha Eestit ja minna paremale elule läände, vaid kõigil olid meeles Nõukogude okupatsiooni õudused 1941. aastal ja oli hirm, et need õudused ja terror kordub. Kahjuks nendel inimestel oli õigus, sest Eesti rahval ei lõppenud teine maailmasõda rahulepingu ja vabadusega, vaid meie kannatused jätkusid kogu okupatsiooni vältel. Minu eriline tänu kõigile neile, kes tookord läksid ja suutsid ületada need raskused, et nad seisid selle vabaduse mõtte ees, et need Eesti inimesed vaatamata raskustele, kui keeruline oli võõras kohas kohaneda, jätkasid võitlust meie vabaduse eest. Eestlaste hääl kõlas ÜROs, eestlaste hääl kõlas paljudes rahvusvahelistes organisatsioonides ja pealinnades, ajal, kui väga paljud olid meid juba unustanud ja raudne eesriie oli sulgunud. Ja just nimelt tänu nendele inimestele ja sellele lootusele, mis elas siin Eesti pinnal, oli meil võimalik oma iseseisvus taastada ja täna siin oleme me uuesti vaba rahvas. Aga vabadus ei ole iseenesest mõistetav, nagu kahjuks mõnikümmend aastat tagasi veel paljud arvasid,
paljud arvasid, et ajalugu lõpeb ja kõik rahvad võtavad kätest kinni ja hakkavad sõbralikult koos elama, mis oleks muidugi suurepärane. Aga kahjuks see ei ole niimoodi läinud. Täna käib sõda, täna käib terror Venemaa poolt juhituna Ukrainas. Täna küüditatakse lapsi, täna tapetakse inimesi ja minu eriline tänu on kõigidele nendele riikidele, rahvastele, kes meie pojad, tütred ja lapsed toona vastu võtsid. Ja minu eriline tänu on Eesti rahvale, kes seda kõike mälestades ja mäletades võtavad vastu need sõjapõgenikud, kes on tulnud Ukrainast sõja eest pakku. See on väga tähtis, et me saame sellest aru, et me toetame neid inimesi. Ja veelgi tähtsam on see, et meil on see moraalne alus ja usk, et vabaduse eest võitluse tulemus on vabadus, seda mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Head sõbrad, rõõmustagem täna, et me oleme vabad ja rõõmustagem, et me saame selle vabaduse eest seisa rolli kogu maailmas kanda. Ja need inimesed, kes meie seas enam ei ole, kas seetõttu, et nad jäid Läänemere lainetesse või seetõttu, et neil puudus võimalus Eestisse tagasi pöörduda, oleme nendele kõigile tänulikud. Suur tänu teile! Lugupeetud välisminister Tšahkna, diplomaatilise korpuse esindajad ja kallid eestlased. Mul on au ja hea meel teid täna tervitada sellel tähtsal ja traagilisel tähtpäeval, mil 80 aastat tagasi pidid põgenema umbes 80 000 eestlast, et oma elu päästa. Selle sündmuse tähistamine on mulle eriti südamelähedane, sest minu vanemad olid nende seas, kes põgenesid Tallinnast september 1944, kui Nõukogude väed olid linna vallutamas. Täna austame nende lahkujate vaprust, vastupidavust ja ohverdusi. Hind oli vahel elu kaotus. Paljud ei näinud kunagi taasiseseisvunud Eestit, kuid nende pärand kestab nii nende südames, kes jäid, kui ka põlvkondades, kes kasvasid võõrsild, enda ei unustanud oma Eesti juuri. Mina sündisin pärast sõja lõppu Saksamaal põgenikelaagris. Varsti asusime Ameerika Ühendriikidesse, kus kulges mu elu edasi. Kuid kodus olin alati eestlane. Rääkisime eesti keelt ja osalesime eestlaste tegevuses. Kui mitte midagi muud, siis eestlased võtsid kaasa oma keele, kultuuri, traditsioonid ja kodumaa armastuse. Nad võtsid kaasa ka oma visaduse, tarkuse, hakkama saamise võime ja lõid Eesti maju, seltse, kirikukogudusi ning pühendasid noorte kasvatamisele Eesti vaimus. Kuid esmajoones oli Eesti saatus, nii palju pühendasid end Eesti vabastamisele. Tervitan teid kahe organisatsiooni nimel, kes mängisid olulist rolli selles võitluses. Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu alustati aastal 1954 USA-s, et ühendada eestlaste kogukondi välismaal ja toetada ülemaailmset koordineerimist Eesti taasiseseisvumiseks. Üks selle asutajatest oli Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, mis kui Ameerika eestlaste esindaja vedas välisvõitlust USA-s. Here I would like to thank the United States government for two actions strongly supported by the Estonian American community. One was the continuation of the non-recognition policy, which did not recognize the incorporation of the Baltic countries into the Soviet Union. And the second was the vital support provided by the US for the inclusion of the Baltic countries into NATO. NATO membership is the cornerstone of their defense. Mõlemad, Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu ja Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on aktiivselt töötanud ja rõhutanud, kui tähtis on suurpõgenemise meenutamine, mitte ainult kogukondades väljaspool Eestit, vaid ka siin. Me oleme üks pere
ja pärit samadest juurtest. Seda ei tohi unustada, vaid tuleb kasutada iga võimalust, et meid koos hoida. Lõpetuseks mainiksin, et eriti sobiv lõpp tänasele mälestustseremooniale on Karl Ristikivi luuletus, mis siin varsti kõlab. See on mulle ka südamelähedane, sest Karl Ristikivi oli minu ristiisa. Ta tundis kodumaa kaotust väga valusalt ja see tunne, mida pagulased tundsid, on tema luuletuses võimsalt esile toodud. Tänan tähelepanu eest. Thank you for your attention. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Loen psalmi 107, psalmid 28 kuni 30. Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikusest. Ta muutis maru vaikseks ilmaks ja vetelained jäid vakka. Siis nad rõõmustasid, kui lained soiku jäid ja ta viis nad igatsetud sadamasse. Siin on juba mitu korda kõlanud põhjus, miks me täna siin oleme. Selleks, et meenutada 1944. aasta raskeid hilissuviseid ja varasügisesi päevi, mis lõhkusid perekondi, purustasid unistusi, halvasid terve rahva. Me seisame Vabadusristi alamil, et mälestada neid tuhandeid õnnetud hingi, kelle teekond vabadusse jäi pooleli. Nad ei jõudnud kunagi kohale ega ka tagasi koju. Me usume siiski, et nad jõudsid igavesse koju, igatsetud sadamasse, taeva koju. Nende kõigi mälestuseks helisevad peagi täna üle Eestimaa kirikute kellad. Oleme siin ka selleks, et tänada Jumalat vabadusse pääsenute eest, nagu ka koju jäänute eest. Meenutame tänuga neid, kes minnes siit võtsid oma hinges ja südames kaasa armastuse oma maa, rahva ja keele vastu, hoidsid selle alles ja tõid uuesti ka tagasi. Oleme tänulikud kõigi nende eest, kes maha jäädes suutsid kõige keerulisematel aegadel jääda inimesteks, jääda eestlasteks, jääda ka risti inimesteks. Täname kõigi eest, tänu kellele me oleme täna vabad. Me palvetame. Püha Jumal, me mälestame kõiki 80 ees suurpõgenemisel hukkunud tuhandeid kaasmaalasi, kes olid sunnitud kodudest lahkuma, et päästa enda ja oma lähedaste elu peale tungiva punase terrori ja Nõukogude okupatsiooniga kaasneva vägivalla eest. Me täname sind, Issand, kõigi nende kümnete tuhandete eestlaste eest, kes läbi ohtude vabadusse jõudes säilitasid elu ning hoidsid paguluses alles eesti keele, kultuuri, identiteedi ja Eesti Vabariigi järjepidevuse. Ole sina ise meie vabaduse pühitseja. Palume sinult õnnistust ka kõigile, kes praegu peavad põgeniku leiba sööma, sest kodumaa Ukraina ägab sõjakoorma all. Aita sellelgi sõjal ja okupatsioonil lõppeda, et saabuks kaua oodatud õiglane rahu ja kõik hirmunud pagulased võiksid naasta koju. Sinu nimel meie palume, meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja õnnistagu teid kõiki kõigeväeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Karl Ristikivi luuletuse Minagi olin Arkaadia teel loeb tudeng Mark Metsa.
Minagi olin Arkaadia teel, kuigi ma sündisin saunas. Mõnikord mõtlen, läheksin veel, muretu nooruk Arkaadia teel marssali kepike paunas. Aga ma tean, et kaotasin käest, tee juba enam kui ammu ja et ma üksinda eneseväest leiaksin tee, mille kaotasin käest, selleks ei ole mul rammu. Kuhu ka lähen, seal vesi on ees, vesi ja kõledad kaljud. Lahkunud viimne kui lootsiku mees, lahkunud lauldes, et vesi on ees, nii nagu laulavad paljud. Nõnda ma istun ja tõesti ei tea, kas vanduda ennast või saatust. Ärge vaid öelge, et nõnda on hea. Nõnda on elu, sest teie ei tea, ei tunne mu isamaatust. Asetame pärjad võidusamba Jalamile. Pärja Vabariigi valitsuselt asetab välisminister Margus Tsahkna. Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu pärja asetavad nõukogu esimees Sirle Sööt ja suurpõgenemise toimkonna esimees Ivi Zajedova. Tallinna diplomaatilise korpuse pärja asetab diplomaatilise korpuse vanem Tšehhi saadik David Král. Kanada saatkonna pärja asetab Kanada suursaadik Lord Hindle. Tallinna linnapärja asetab linnasekretär Priit Lello. Nüüd on võimalik kõigil soovijail asetada võidusamba Jalamile pärg või lilled.
paari minuti pärast helisevad üle kogu Eestimaa kirikute kellad. Te kõik olete oodatud nüüd Jaani kirikusse, kus toimub jumalateenistus ja Arsise kellade kooli ansambli kontsert, mille on korraldanud ülemaailmne Eesti Kesknõukogu.